Tervist! Viimasel ajal on paljud tervisevaldkonna influencerid ja ka tervisespetsialistid, nagu näiteks Tervise Arengu Instituudi esindajad, esinenud avaldustega, mille kohaselt peaks toitudes eelistama taimset valku, kuna loomne valk suurendavad teadusuuringute kohaselt mitmete haiguste ja ka enneaegse surmariski. Ja sageli seostatakse seda väidetavat negatiivset mõju insuliinilaadse kasvufaktor 1 taseme tõusuga inimese organismis ja see, et valgu tarbimine tõstab antud hormoonilaadse valgu taset, on tõepoolest üldteada ja ütleme nii, vaidlustamisele ei kuulu. Ma olen korduvalt avaldanud arvamust, et sellised väited on jama ja need tuginevad halval teadustööl, kaudsetel seostel ja hooletul üldistamisel. Ja mul on hea meel, et ma saan selles küsimuses tegelike seoste illustreerimiseks välja tuua käesoleval aastal tehtud teadustöö, milles analüüsiti peaaegu 16 000 vähemalt 19-aastase inimese taimse ja loomse valgu tarbimise ja nende organismi insuliinilaadse kasvufaktor 1 taseme mõju enneaegsele põhjuste ülesele surmariskile. Ja eraldi veel ka surmariskile südame-veresoonkonna haiguste ja vähkkasvajate tõttu. Kui me võtame arvesse, et kõigi nende riskidega on selgelt ja meile hästi teadaolevalt seotud ülekaalulisus, füüsiline mitteaktiivsus ja suitsetamine ja võtame need riskid arvesse ja vaatleme ainult taimse ja loomse valgu tarvitamise mõju surmariskile, siis me näeme, et kumbki neist üldiselt ei mõjuta. Ent huvitaval kombel on just loomse valgu tarbimisel analüüsis olemas vähisurmasid vähendav mõju, mis on küll väike, aga statistiliselt oluline. Ja mis on samuti väga tähtis, tulemused on põhijoontes samad nii noortel, keskealistel kui ka eakatel inimestel. Kui me vaatame sama seost organismi insuliinilaadse kasvufaktor 1 ja enneaegse surmariski vahel kõigil mainitud põhjustel, siis me näeme selgelt, et seos puudub ja kui üldse, siis on trend selles suunas, et antud hormooni kõrgem tase vähendab enneaegse surma tõenäosust. Miks siis andis antud uuring võrrelduna paljude varasematega teistsuguse tulemuse ja ei näita, et loomne valk oleks mingilgi moel meie tervisele ohtlik ja tegelikult pigem viitab selles suunas, et see on teatud juhtudel taimsest valgust ohutum või isegi kasulikum. Vaata, peamine põhjus on, et siin on andmete kogumisele, võrdlemisele ja korrigeerimisele lähenetud varasemast palju põhjalikumalt ja mõistlikumalt, mistõttu on selles uuringus vastupidiselt enamikele varasematest korrigeeritud adekvaatselt mõõtmisvigu, kasutatud kvaliteetsemat valimidisaini, kusjuures uuringu valim on suur ja jälgimise periood pikk. Ehk siis lihtsalt öeldes see teadustöö on võrreldes enamike varasemate sarnastega lihtsalt väga hästi tehtud. Ja seetõttu on selle uuringu tulemused minu jaoks usaldusväärsed. Näiteks, kui ma räägin sellest, mis on paljudes varasemates teadustöödes valesti tehtud, siis nii uskumatu, kui see ka ei ole, on nendes näiteks sageli võrdsustatud taimepõhine toitumine ja taimetoitumine, mis ei ole absoluutselt ja kindlasti üks ja seesama asi. Ja antud uuringu läbiviijatel õnnestus õnneks ajud tööle panna ja selline jamps uuringust välja võtta. Antud uuringu tulemused tähendavad minu jaoks seda, et taimne ja loomne valk ei ole iseenesest meie organismi jaoks märkimisväärselt erineva toimega. Ja tegelikult on oluline see, millega koos ja millisel moel töödelduna jõuab see valk meie organismi. Kui sa sööd igapäevaselt suurtes kogustes tugevalt töödeldud liha, siis ei tule negatiivne tervisemõju mitte valgu loomsest päritolust, vaid sellest, et sa sööd igapäevaselt suures koguses ultratöödeldud liha. Ja sarnaselt ei tulene paljude leitud taimse valgu terviseplusside positiivne mõju mitte valgu taimsest päritolust, vaid sellest, et sinu toidus on see seotud kiudainete ja polüfenoolidega, millel on teadaolevalt mõlemalt positiivne tervisemõju. Ja ära siis unusta, et selleks, et olla terve ja tugev täna ja tulevikus ja selleks, et sa ei peaks tegelikult üldse muretsema selle pärast, mis tüüpi valku sa tarvitad, ja ega see jumal eest ei tarvita seda rohkem, kui mureliku näoga Tervise Arengu Instituudi ekspert soovitab.
tuleks sul teha regulaarselt aeroobset treeningut ja lihastreeningut jõusaalis. Jõusaalis näeme!